videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios. Olemegi siin, kus me olema peame. Nii pikad, nii laiad, nii intelligentsed ja ebaintelligentsed kõigi oma omadustega, millest üks võib olla muidugi hullem kui teine, aga ega sel teisel ka häda ei ole. Kõigepealt muidugi olge tänatud toetajad, tänu teile liigume endiselt ühtse frondina edasi ja võt, ei saa ju öelda, et tänu teile ei karda keda kuraditki, nagunii ei karda. Mehel võib olla üks ainukene hirm ja see on, ma võin hakata kartma. Suuremat hirmu kui kartma hakkamise ees ei saa ühel mehel olla. Ja täna stuudios, nagu me arvata võime, ei keegi muu kui herr Igor Gräzin. Ja alustaks ilmast selles mõttes, et ilmad meil siin sellised, et tuletavad meelde ka lausa poeesiat, isegi neid asju, millest omal ajal pahandusi tekkis tüli ja pahandust niipidi naapidi, näiteks lühikene luuletus. Autoris ma praegu kahtlen, ega see ei ole ka see, mis ta oli, aga lulla niskene, hall, suur hall, linnahall, aga ikkagi palee. Vladimir Iljitš Lenini nimeline Tallinna spordi- ja kultuuripalee. Või oli see kultuuri ja spordi? Herr Gräzin, mäletad? Aga no ma võtan nagu sinu juttu natukene tagasi. Jah, õige, meie oleme see kuulus 3 apelsini saade, nii nagu kord nädalas ta olema peab. See, mis sa ütlesid, et meie kliimad, värgid, nii edasi, siin hiljuti ka Facebookis vist korra jooksis läbi või keegi tuletas meelde, et meil oli selline väga tore synoptik nagu Pilvi Kirsi, kes muide erinevalt praegustest synoptikutest oli ikkagi tõeliselt spetsialist ja teadis asja ja nii edasi. Ja tema öeldud oli nõukogude ajal üks kuulus lause, et mingisugune madal rõhkkond, mis hakkab Moskva poolt või kuskilt tulema. Tuleb idast. Ja ei, Moskva poolt aga tulema, siis väike paus ja siis ta ütles, sealt idast pole kunagi midagi head tulnud. Kuigi mõeldud oli. Aga ühesõnaga, see muutus mingil määral legendaarseks ikkagi paari aasta jooksul. Aga siis jah, Tallinna linnahallist ja alustame, ärge kartke, me ei räägi sellest pikalt, nii et see ei tule eriti igav. Aga linnahall, nii nagu ta seal asub praegu siis omaaegse Tallinna elektrijaama või praeguse kultuurikatla juures. Linnahall ehitati aastaks 1980, kui Tallinnas pidid toimuma ja toimusidki olümpiamängud, õigemini olümpiamängude purjeregatt. Ja tollel ajal ehitati üldse palju häid asju sellel ettekäändel, nagu sa mõtled, mis see purjeregatt nii väga ära ei ole, näha teda õieti korralikult ei ole, on mingisugused purjekad seal kuskil, tont teab, kus kohas see lahe keskel ja sa ei oska ju seda võidusõitu seal jälgida. Üks spordiala on veel jälgitavam, see on allveeujumine. Muide ka suurepärane, jah. No kui me räägime sellistest spordialadest, meil siin korra oli juttu sellest, et keegi iseloomustas Venemaad ja Nõukogude Venemaad, et see on ainus riik maailmas, kus malemäng on midagi, mida kantakse televisioonis otseülekandes üle. Okei, allveeujumine ka, jah muidugi. No vot, ja siis sel ajal ilmus meile igasuguseid toredaid asju, näiteks purjekeskus Topsk või Tallinna olümpiapurjespordikeskus Tops, nagu ta oli, lühendina seal Pirita jõe kaldal ja Tallinna lahe seal liitumiskohas. No mis võib olla veel üks eraldi täiesti suur ooper omaette on muidugi see Viimsi maantee. Ehk see, kuidas Tallinnast saab siis Viimsisse sõita, et praegu 4-realisega, kohati isegi 5-realisega tegelikult kogu seda teed poleks olnud, kui ei oleks olnud purje regatti.
kes tahab nagu ette kujutada, mismoodi see maantee välja nägi või see tee välja nägi enne purjeregatti, võib vaadata kunstilist filmi, mis juhtus Andres Lapeteusega. Seal nüüd see peategelane Lapeteus ja tema proua oma armukesega tähendab sõidavad teineteisele vastu. Üks sõidab linna poole, teine sõidab Viimsi poole. Ja tänu sellele, et mõlemalt poolt on saanud filmida sedapidi ja teistpidi, siis seal on väga hästi näha ja seal me näeme, et kui kitsas see tee tegelikult ikkagi enne purjespordiregatti oli. See oli ikkagi tavaline külavahetee. Ja nüüd siis tuleme selle linnahalli loo juurde tagasi. Linnahall oli üks nendest mitmetest sellistest asjadest, mis ehitati just olümpiaspordi saaliks. Seal pidid tulevikus toimuma suured spordivõistlused, kaasa arvatud näiteks seal golfpall ja nii edasi, mis praegu on siin Rocca al Mare hallis, aga 1980, eks ole, see oli ikkagi vägev saavutus. Pluss muidugi meeletult pirakas lava. Tänaseks sellest hallist nagu suurt õieti midagi väga alles tähendab. Sees saab käia, ta on niisuguse lagunemise ääre peal astmete juures, mis viivad sellele halli katusele. Seal kasvavad väiksed puud ja võserikud ja linnahalli taga on tegelikult helikopterite maandumisplats, kus Tõnis Lepa firma Copterline, ma ei tea, mis seal praegu nüüd on, vist on natuke midagi muutunud, kus need maanduvad ja kus sai lennata helikopteriga 10 minutiga Tallinnast Helsingisse ja teise 10 minutiga Helsingist Tallinnasse tagasi. Ja võt niisugune on siis see hall. Aga selle halli rajaja ja üldse see oli muidugi mingil määral ehitustehniline saavutus. Ehitusminister oli tookord ammune Eesti üliõpilaste ehitusmaleva peainsener ja nüüd siis ehitusminister Peeter Palu. Ja seal teised selle mehed olid siis Enn Becker ja Indrek Toome ja tegelikult kogu see noorte manageride kamp Tallinnas, kes olid selle halli ehitusega seotud. Selle projekteeris tuntud arhitekt Raine Karp, kellest me teame väga mitmeid, siinsamaski Nõmmel eramajasid, aga võib-olla teine siuke suur asi, mis Raine Karp, muide juhin tähelepanu, Raine on mehe eesnimi, mitte tüdruku eesnimi, nagu siin mõned arvanud on. See tuletab muide meelde, et oli selline kuulus akordionimängija Eesti Raadiosümfoonia orkestris, kes oli Venda Tamman. Ja paljud inimesed olid väga imestanud, et selgub, et Venda oli meesterahvas. Siin on ka Venda on mees, Velda on naine. Nüüd Raine, ma ei tea, millest see tunneb, see on meesterahvas ja see on selline väljapaistev arhitekt, tema võib olla kõige tähtsam selline hoone, mis ma loodan jääb igavesti seisma ja teda natukene kohendatakse sinna tänna 3-4 aasta jooksul, on Rahvusraamatukogu Tõnismäel. Kus juures ega Raine Karp ka ise, kui ma olin selle Rahvusraamatukogu nõukogu esimees, käis meie juures juttu ajamas ja me rääkisime temaga nii, ega tegelikult tema idee oli ka, et seda Rahvusraamatukogu võiks ju tegelikult natukene ümber ehitada, eriti seest poolt. Need, kes on Rahvusraamatukogus käinud, kujutavad ette, et kui sa lähed sisse, siis esimene asi, mis siit vastu võtab, on foyer ja foyer lagi läheb siis tegelikult sinna üles tippu peaaegu välja. Seal, kus on see rosett alguses, väljast vaadates siuke ümargune, värviliste aknaklaasidega siuke. Ja Raine Karp, mis oli just huvitav, oli see, et tema oli see, kes ütles, et tegelikult, et see Rahvusraamatukogu, et selle võib-olla oleks ka odavam mõnetida ümber ehitada. Ehk teiste sõnadega, tegemist ei olnud fanaatilise idioodiga, kes oleks iga hinna eest oma seda loomingut kuidagi kaitsnud, vaid ta tunnistas, et see läks hästi, too ei läinud ja nii ja naa. Kusjuures muide selle Rahvusraamatukoguga, kui rääkides, siin tuleb arvestada veel üks asi, mida Raine Karbi üks eripärasid oli selles, et oli ise arhitekt ja oli ise ka oma ehitiste insener. Ja nüüd ta muidugi juhtis tähelepanu probleemile, millele mina Rahvusraamatukogu nõukogu esimehena, millega ma pidin kogu aeg tegelema, aga ma tuneski selle peale, et sellega midagi hakkama saab, on selle suure foyer teataval määral madalamaks või vähemalt suletumaks ehitamine, sellepärast, et sellise foyer kütmine üksi oli võimalik nõukogude korra väljastavates tingimustes, kus elektri hind oli kas 7 või 8 kopikat kilovatt-tunnist. Ja kui nüüd ütleme korraliku 3-4 toalise korteri elektriarve kuus oli kuskil 2,50, siis võib ette kujutada endale, või mis ette kujutada, ma ise teadsin,
et selle foajee sooja pidamine ja nii edasi, et see teeb välja kuskil, igal juhul kuskil 100 rubla piires kuus, mis on sisuliselt mitte midagi. Ja Raine Karp oligi seda, et see tema ehitis on kihvt ja ilus ja nii edasi, aga äärmiselt ebaotstarbekas. Ja et tema nagu läheks Tallinna Tehnikaülikooli meeste juurde rääkima, et mida umbes saaks teha, et see nagu kokku tõmmata need kulud. Miks ma seda räägin? Sellepärast, et Raine Karbil oli ka oma suhtumine enda rajatud või enda ehitatud linnahalli, millest me alustasime. Ja Raine Karp seal pakkus ühte varianti, mida teha temaga ja mida teist teha ja et teda saaks ikka paremini kasutada ja ta on ka hirmus suur ja kulukas ja nii edasi. Ja Raine Karp ise Raine Karbi ehitatud linnahalli kohta ütles, et selle linnahalli haldamiseks on vajalikud 3 buldooserit 8 nädalaks, et lihtsalt see asi maha tõmmata, et sealt ei anna mitte midagi korralikku ja uut ja ilusat teha. Me korra nagu rääkisime siin peaaegu, et nädal tagasi või paar ka sellest, et linnahall on meile ajalooliselt tähtis sellepärast, et pärast seda, kui Eesti NSV Ülemnõukogu võttis vastu suveräänsusdeklaratsiooni 16. novembril 1988. aastal, siis põhiliselt need vastuvõtjad sealt Ülemnõukogust ja nii edasi läksid kõik rahvaga kohtuma linnahalli. Ja need dokumentaalkaadrid on ju näha, kus ma ei tea, neid inimesi on see 25-30, kes olid sellega seotud, selle deklaratsiooni vastuvõtmisega, kuidas nad seisavad seal kõik reas ja hoiavad teatist kinni ja rahvas juubeldab ja nii edasi. Ehk teiste sõnadega linnahallis on Eesti iseseisvuse taasiseseisvumise seisukohalt aset leidnud oluline sündmus. Nii, ja see kukkus muidugi hästi välja. Aga ma tulen nüüd tagasi oma vanade tuttavate juurde. Üks oli selline lähedane tuttav või peaaegu sõber ja teine lihtsalt oli hea tuttav, kellega linnahallist oli juttu, et mis taga teha ja mis tast saab. Üks oli siis dirigent Eeri Klass, kellega me olime teretuttavad ja mõnigi kord istunud seal kohvikus või kuskil võtnud mõne napsi ja jäänud juttu. Ja teiseks oli mul siis pinginaaber Tarmo Leinatam. Klass oli mänginud Ersoga seal või see ei olnud Erso siis. See oli Eesti Raadio suur sümfooniaorkester, oli niisugune asutus olemas. See on praegu see Erso eelkäija. Ja Tarmo Leinatam oli mänginud seal mitmeid lugusid, nende hulgas, kas oli ka muuhulgas minu Veetlef Leedi, minu teada, aga mida ma kindlasti mäletan, oli Mary Poppins, mida dirigeeris siis Tarmo Leinatam. Ja erinevatel asjaoludel istudes laua taga ja rääkides üldse sellest linnahallist ja mis ta on ja mida ta ei ole, need 2 silmapaistvat dirigenti ütlesid ära ühe sama asja, et dirigeerida linnahallis ei ole ka eriti midagi võimalik, sellepärast, et seal on ju hästi see suur lava, ta on sellise poolkaarega amfiteater. Jah, amfiteatri moodi ja selline, aga probleem on selles, et ta on liiga suur. See amfiteater tähendab, et tema raadius on suur ja tegelikult on ka ütleme need viimased read või ütleme viimane pool ridu, mis seal on ka amfiteater, on piisavalt kaugel. Ja reaalne tulemus on see, et mõlemad dirigendid ütlesid ühte ja seda sama asja, et seal ei ole naljalt võimalik üldse mitte midagi juhatada sellisel põhjusel, et nii suures amfiteatris, kui sa võtad 2 poolt, ühesõnaga see on nüüd ütleme 1 pool ja see on teine pool keskel, siis või siin kuskil on orkester, siis on niimoodi, et sümfooniaorkestri tagumised pillid praktiliselt dirigendini ei jõuagi. See on siis, kui dirigendi poolt vaadates, siis vasakut kätt, eks ole, need on siis seal siis teised, 3., 4. viiulid, eks ole, ühelt poolt ja viiul ei ole oma olemuselt väga tugev või kõva pill. Ja teiselt poolt on siis kontrabass, cello ja siis siin vahepeal diagonaalis on siis veel ka siis eraldi on teised viiulid ja pasunad, aga võt need äärmused, see tähendab keelpillid vasakul ja suured keelpillid paremal, tegelikult dirigendini ei kosta, sellepärast see lava on nii suur ja see heli kaob ära ja see, ma mäletan, kui Eeri Klass ütles ühte asja, et tühja sellega, et kui nad isegi teevad seal mingi kontserti, ma lähen juhatan selle ära, sel lihtsal põhjusel, et hea orkester ja raadiosümfooniaorkester oli väga hea orkester mängib loo ilma dirigendita ka ära.
eriti lugu, mis on tuntud, mida nad on sadu kordi mänginud, nad on kõvad pillimehed ja noh, hakkab peale ja läheb ja kui nad neil tempo enam-vähem käes on, siis kas see dirigent seal on või ei ole, ei oma nagu väga suurt tähtsust. Aga kui nüüd tõepoolest ikkagi dirigenti sinna juhtima oli vaja, siis nagu Klass ütles, et temal oli see asi, et tema lihtsalt vaatas poognate järgi, kuidas taga poognad liiguvad ja kuidas mängivad ja siis selle poognate sageduse selle järgi ta enam-vähem teadis, kus kohas ta noodis, kus kohas on. Leinatammel oli olukord lihtsam, sellepärast Leinatamm tegi ju muusikali ja muusikali puhul on ju tegelikult ikkagi teada, eks ole, mida Mary Poppins teeb, kas ta seal võtab mänguasju välja ja tantsib lastega ja nii edasi ja see andis talle selle muusika kätte. Ja tegelikult see, mille järgi dirigeeriti, oli see tegelikult, ütleme, no esimesed orkestri 2 rida, esimesed vasakul ja teised 2 rida paremal ja oligi vsjo. Aga see tegelikult tähendas seda, et see kultuuri- ja spordipalee, noh, kultuuripalee eriti olla selles mõttes ei saanud, et seal noh, üks kunstiliik ja kõige olulisem kunstiliik, sümfooniline muusika, lihtsalt lakkab eksisteerimast. Tähendab, noh, ei ole võimalik. Ja noh, siia tuli veel see järgmine teema juurde, mis siis, kui tulevad külalisdirigendid ja nad hakkasid ju käima pärast seda, kui me uuesti iseseisvaks saime, kuida nemad hakkama saavad ja kuidas sa neile õpetad, et sa ära kuula, sest sealt niikuinii ei tule midagi, vaid lihtsalt vaata, kuidas see poiss või tüdruk seal taga poognaga vehib ja tee seda külalisdirigendile selgeks, mille pärast noh, tegelikult see külalisdirigent ütleb, noh, perset roosi, milleks mind siis üldse siin vaja, makske raha ära ja ma sõidan minema. Nii et võt niisugune lugu oli sellega. Nüüd spordi osast ma suurt midagi ei mäleta, aga spordihall ta nüüd oli. Tähendab, mul on selline tunne, kuskil teisel korrusel või kuskil pooleteisel korrusel oli ka üks suur jääareen, kus oli siis võimalik teha, ma ei tea, siis jäätantse ja ma ei tea, mis asju värke, see oli seal. Ja noh, võib-olla siis viimane tähtis asi, mis selles linnahallis veel aset leidis, oli see, et esimesel korrusel sisse minnes paremat kätt seal, kus on sellised ümarikud jällegi amfiteatri kujulised koridorid, seal oli üks paks jäme uks, kuhu oli siis peale kirjutatud, et selle ukse taga asub, kus ta alustas ja aastaid töötas, oli Kuku raadio. Ja seal oli siis ka aktsiaselts Trio, kes oli selle Kuku raadio omanik, seal oli ka selle aktsiaselts Trio see kontor või raamatupidamine ja nii edasi. Nii et see oli nüüd, ütleme, viimane panus. Aga nagu ütlesin, Raine Karp ütles, 3 buldooserit tõmbame maha, et see mõte oli tal kuidagi niisugune, et isegi minusugune kõva arhitekt, Raine Karp, nagu ma olen, ei ole võimeline sitast saia tegema. Et nii läks, olümpiamängud läksid, mingisugused asjad olid ära, 88. aasta pidustused olid ka ära, tähendab see suveräänsusdeklaratsiooni pidustused, et vsjo oli ja kõik. Nüüd me oleme rääkinud sellest linnahallist ja muudest asjadest 10 minutit, aga see tegelikult ei ole üldse minu teema. Ma paneks natuke täienduseks siin. Linnahall kui niisugune. Vaata, Raine Karbist võib aru saada ka mitmeti. Täpselt nii nagu see Goebbelsi ütlemine suure vale kohta, et aga kumma riigikorra kohta see käis. Tuletame meelde, Lennart Meri astus rahva hulga ette. Mingisuguses saalis see oli ja inimesi oli palju ja ütles, et oma riik läheb väga kalliks maksma. Enne seda ta vaatas, kes on saalis ja järeldas, et see läheb kalliks. Raine Karp. Võib-olla see, et tead, buldooseritega te saate hakkama, aga selle riigi ja selle rahvaga te midagi korralikku ei tee, mida on tõestanud ka küündimatute katsete jada linnahall maha müüa ja üles lüüa ja keegi kurat ei tea, mida taheti, kellele taheti, aga selge oli see, et ilmselt keegi seal võtmeisikutest ei saanud nagu vahelt teha või midagi. Ei, aga see oligi, kusjuures minu teada see oligi linnapea, siis tookord oli kas mitte Taavi Aas või keegi nendest seal,
ja käib isegi Ameerikas seda business'i tegemas, et leitakse kusjuures selle business'i noh, ütleme see investor, keda siis nagu linnahalli jaoks otsiti, oli siis rohkem ja vähem kui parfümeeriafirma Yves Saint Laurent, kes pidi tulema siia tegema. Muide, ma ei tea, millega see lugu lõppes, see pull käis läbi ikkagi No sa näed ju, et ta lõppes. Jah, ei, nii et sellega on ja selles mõttes kõik korras. Aga nüüd on üks teine asi, no sa ütled, et rahad ja vahet teha ja nii edasi, aga nüüd me jõuame lõpuks, ütleme 13. või 14. minutil selle teema juurde, millest ma tegelikult tahtsingi rääkida. Kui ma nüüd mõtlen, et ütleme eelmine nädal, üle-eelmine nädal, oota see hakkas siis neljapäev, reede, laupäev, pühapäev, esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev. See on siis, reede. See on siis 1 nädal ja 2 päeva. 1 nädal ja 2 päeva võttis aega see, aga no ma hoian veel pinget üleval. Tähendab, meie oleme, eks ole, kogu aeg hoidnud seda halli, noh, isegi Raine Karp ütleb, et tõmbame maha ja see siis nüüd on kestnud koos selle Yves Saint Laurenti looga ja nii edasi. No 10 aastat vähemalt on selline enam-vähem aktiivne jutt sellest olnud. Ja noh, tegelikult 95. aastast peale, mis teeb meile tegelikult juba 30 aastat. Nii see mahavõtmine. No ja nüüd meil siis on 9 päeva. 9 päeva võttis aega see, kui Trumpi korraldusel tõmmati maha Valge Maja idatiib. 9 päeva. Selle sees on veel muide ka Trumpi otsustamine, kui tal paberid laua peale toodi, kui ta ütles, et seda ei ole vaja ja nii edasi. Nii et ühesõnaga Valge Maja idatiib 9 päeva, linnahall 30 aastat. Nii et tegelikult on ikka võimalik asju teha küll. Kusjuures ma ütleksin niimoodi, et üldiselt kogu minu lugupidamise ja sümpaatia juures Trumpi vastu on ühesõnaga, kui me räägime sellest, et linnahallis on mingisugune selline ajalooline element olemas. No Valges Majas on seda elementi ju veel rohkem. Noh, kusjuures seda ei olnud ei valimiskampaanias ei lubatud teha, kuigi erinevad valimiskampaaniad Tallinnas omal ajal muide rääkisid, et võtme linnahallide ja nii edasi. 30 aastat ei saa linnahalli maha ja 9 päevaga tõmmatakse maha Valge Maja idatiib. Nüüd, kuna meie kuulajate hulgas on kahtlemata neid, kes on Ameerikas käinud ja ma arvan, et siin on vähemalt mitukümmend, kui mitte rohkem inimesi, kes on käinud ka Valges Majas ekskursioonil, siis ma lihtsalt tuletan meelde, et mis asi on idatiib. Idatiib on see, et kui see nüüd see asepresidendi see maja, executive building, kui sealt poolt sisse tulla ja ütelda see peaaegu paraadnast, kusjuures Valge Maja paraadn on väga pisike uks muide, siis sealt keerata vasakule. Vot see vasak pool ongi see idatiib. Mis selle idatiib ei ole, tõsi küll väga vana, aastaid ma ei oska öelda, aga tähendab 2 presidenti Roosevelti on need, kes on selle ehitanud või lasknud ehitada. Kõigepealt on Teddy Roosevelt, eks ole, 1910, 1911 kuskil. Ja siis Franklin Roosevelt, kes siis parandas seda idatiiba või laiendas 39-40. Nii et 2 Roosevelt ei saa öelda, et see on mine perse ajalooline asi. Ta on ajalooline, aga mitte ka päris, aga põhimõtteliselt on ikkagi ajalooline. See vasakpoolne tiib on see, kuhu saavad sisse ekskursandid. Sealt lastakse sisse Valge Maja külalised, juhul kui Trump neile sinna ukse peale vastu ei tule, nii nagu ta Zelenskile, eks ole, surub kätte, patsustab ja need. Aga siis, kui see läheb sinna vasakul, seal on olemas koht, kus on siis ka kokteilid ja asjad ja igasugused muud niisugused värgid. Ja idatiib võib-olla ajalooliselt on ta tähtis sellepärast, et mis tähtis, aga see omapärane siiski on see, et ta on seotud president Kennedy abikaasa Jacqueline Kennedyga. Jacqueline Kennedy selles idatiivas laskis ehitada või kujundada ruumid väikestele lastele, sellepärast et seal oli ju niimoodi, et see poeg oli kas 4-aastane või 5-aastane ja lapsed seal mängisid nende mängutuba ja nii edasi. Ja Jacqueline ise selle idatiiva kõrvalt siis tegelikult ta ise ka tegi seal midagi, aga siis rohkem käskis teha, arendas välja ka Valge Maja aia. Mitte selle roosiaia, kus presidendid pressikonverentsi teevad, see on seal keskel taga.
aga just selle, nii et ühesõnaga ta on mingil määral seotud ka Jacqueline Kennedy'ga ja noh, Kennedy on üldse, eks ole, mingil määral niisugune traagiline ja märgiline kuju Ameerika. Ühesõnaga kõik see, millest ma räägin, see kõik tõmmati maha 9 päevaga. Mis mulle veel ka väga sügava mulje jättis, oli see, et see maha tõmbamine sisuliselt käis ja vot nüüd pange tähele, 1 buldooseri ja 1 tavalise kraanaga, noh, nagu seesama, mis meil siin on see Kullo keskuse juures, tähendab, see on siis niisugune roomikutega kraana ja siis või õieti ekskavaator. No ta on kõrgem küll, noh, ühesõnaga seda on võimalik internetist üles leida, nii et 2 riista, ehk teiste sõnadega seda tööd tegid 9 päeva jooksul 2 meest, ekskavaatori juht ja ekskavaatorijuht või see kraanajuht ja buldooseri mees. Kusjuures buldooseri ülesanne oli see, tähendab, see lõhkus ta nagu ilusti maha. Kõige põlim lugu on see, et see lõhkumine läks kuidagi väga-väga lihtsalt. Sellepärast tavaliselt, eks ole, kui suuri konstruktsioone lõhutakse, siis on alati kas need rasked pommid või kuulid, millega siis pekstakse seinad maha. Seal oli nii, et nii palju kui meie siin tavalised inimesed näha võime, oli see siis nii tehtud. No ühesõnaga leppimis kokku niimoodi, tähtis punkt on see, 30 aastat ei saa linna halli maha, 9 päevaga saab ida tiiva maha. Aga sa kujuta ette, kui nüüd otsustatakse, et võetakse maha, pannakse kõigepealt 3 aastaks lindid ümber, sildid, kes seda tööd teeb, kuidas Euroopa seda rahastab. Ühesõnaga pakasuhat on niimoodi, et nõukogude võim täies koosseisus kõige oma ajalooga kahvatub. Ja ma kardan, et 30 aastaga seda maha ei saa. Me räägime linnahallist ja nüüd nendega on niimoodi, et Trump käis loomulikult pressikonverents ja kuidas võib ja nii edasi. Ja Trump ütles, et see oli niisugune vanaaegne vilets, et seal kommunikatsioonid olid viletsad, elektrijuhtmed olid ohtlikud ja mis iganes, et selle oleks pidanud maha tõmbama nii ehk varem või hiljem ja ta lihtsalt parem siis varem. Ja et see peaks tegelikult valmis saama sinna asemele ehitatav institutsioon või konstruktsioon peab sinna tekkima aastal 2027. See on siis 2 aastat, eks ole. Nüüd siis küsimus, mis sinna asemele tuleb. Asemele tuleb ballisaal. Tegelikult oli ka niimoodi, et sinna mahtus, kui ma õigesti mäletan ja niimoodi silma järgi vaadates kuskil üks 200-250 inimest, kes istusid siis, nii nagu meilgi kõigil nendel bankettidel on, et tähendab, on siis üks ümarik laud ja selle ümber istuvad siis 6 inimest ja see. Ja see oli siis see koht, kus nurgas oli siis niisugune pult püsti pandud ja siis kas president või keegi, kes seal teine aukõneleja oli, pidas siis kõnet nendele inimestele. Nii et 200 inimest istuvad ümber laua, söövad, joovad, nurgas on see värk ja nii edasi. Trump siis juba muide ütles, eks ole, mida kõike ta on juba jõudnud Valges Majas teha. Ta näiteks on saanud ümber panna marmorpõrandad selles rotundas ehk selles keskmises osas. Siis ta on lasknud paigutada mitmesse kohta uued riidest ja siidist tapeedid igasuguste vappidega ja mida iganes. Ja selle peale, kusjuures ta oli pullilt, ta räägib, ma lasin need teha, ma tegin kolmandat ja siis keegi ajakirjanik muide küsis ja täitsa nii arukalt ja iseenesest huvitavalt, et härra president, et kas te nüüd käsitlete, et Valge Maja on teie isiklik omand, millega teie kui kinnisvara spetsialist tegelete. Ja Trumpi vastus oli see, et kinnisvaraga tegelemine ei tule Valge Maja rekonstrueerimisel kahjuks, aga ta üldiselt seda ei pea. Ja teine huvitav küsimus oli see, et nüüd see uus idatiib, mis ehitatakse, selle kohta ajakirjanikud ka küsisid ja Trump nagu kergelt mitte ei ehmatanud, ta ei tundnud ennast nagu väga hästi, sest see oli paha mõte, mis Trumpil oli nähtavasti peast läbi käinud. Ajakirjanik nimelt küsis, et
kuidas te seda uut osa hakkate nimetama? Trumpi hall või Trumpi ruum või Trumpi majatiib või kuidas see. Ja Trump oligi nii, et enam-vähem mök, see ei ole kõik tähendis, see on tema panus riigile. Ja ma rääkisin, et marmorpõrandad ja see ümberehitus, nii et kogu see pull, mis seniajani 9 kuuga Trump teinud on maksma läinud laias laastus umbes kuskil 200-250 miljonit dollarit. No nüanss on siin tähtis see, et need 250 miljonit on Trumpi isiklik raha. Nii et ta saab alati edaspidi rääkida sellest, et tegemist on tema isikliku investeeringuga. Võib öelda, et no vot see põrand siin all, see marmorist, mis on, see on minu oma, et mina olen selle teinud. Aga jah, nüüd lõpetades seda iseenesest sükest lõbusat lugu Valgest majast ja linnahallist on võib-olla siis lõpuks vaja öelda, et mis siis sinna asemele tuleb. Laias laastus ruumilisena tuleb sinna asemele midagi, mis on selle eelmise idatiiva moodi, vähemalt väliselt, nii et ta nagu kopeerib seda. Aga sinna sisse tuleb ballisaal ehk balliruum, mis tegelikult sisaldab endas jällegi, eks ole, kõiki neid ümarikke, igasuguseid laudu ja nii edasi. Aga jutt on olnud nüüd see, et ta mahutab siis 900 inimest senise 200 asemel. See on siis üks muutus, sinna mitme väiksema ruumi asemel tuleb üks hästi suur pallisaal. Ja teiseks, kui nüüd uskuda seda projekti, mida ma siis vaatasin, on olemas siuke Ameerika ajakiri nagu Architect Development ehk arhitektuuri arengu ajakiri. Seal siis on ka vastav pilt olemas. See on siis seest kullatud. Ma ei tea, kes päris kuld, seda pole öeldud, aga vähemalt kulda värvi ja nii edasi. Ja kui arvestada seda, et Trumpi maitse ei ole suurem asi ja teda need igased kullad ja karrad talle ilmselt meeldib, siis tõenäoliselt ta siuke tulebki. Nii et ootame ära 2 aastat ja siis vaatame, tähendab, Valge Maja saab endale uue idatiiva ja linnahall nähtavasti jääb nii nagu ta on. Aga kui me hakkasime ehitusest rääkima, siis hüppame nüüd ühe teise asja juurde, millest me tahtsime eelmine kord rääkida ja ta jäi nagu alustamata ja pooleli, oli omandireformi aluste seadus, mille rakenduse tulemusena tekkis meil selline kategooria kodanikke ja inimesi, keda nimetatakse sundüürnikeks. Ma ei tea, sel ajal, kui kogu see sundüürnike pull Eestis käis, mind Eestis ei olnud, mina elasin Ameerikas ja mõnikord, kui ma Riigikogu liikmena Ameerikast siia tulin, siis ma tegelesin teiste asjadega ja lihtsalt tookord ei Reformierakond ega keegi teine sellel teemal midagi ei rääkinud, et ma oleks nagu seda tähele pannud. Aga ma tuletan meelde noorematele inimestele, kes on täna 50 and under, 50 ja alla, milles see point oli? Point oli selles, et ütleme siis Eestis oli kuskil circa 30 000 inimest või circa rohkem, kes kas küüditati Siberisse 49. aastal või siis ka 51. aastal või varem, kellele kuulusid eraomandina majad ja korterid, kes saadeti minema ja kes jäid ilma siis kõigest sellest kinnisvarast, mis neile oli kuulunud. Kui mõnel mehel oli seal 3 või 4 maja, nagu siin Nõmme kandis oligi, siis kõik need 3-4 võeti ära. Ja mis nendest korteritest sai? Nendesse korteritesse siis paigutati inimesed, kes seisid lihtsalt nii-ütelda korteri järjekorras ja kellel oli õigus kortereid saada. Ja siis selle asemel, et nüüd oodata 10-15 aastat hiljem, millal tekib
millal tekib ükskord, ütleme, Mustamäe taoline asi või midagi muud taolist. Ma väga vabandan, ma kohe räägin edasi, mul läksid paelad lahti, ma küll ei jookse, aga ikkagi segab. Nii, ja siis oli lihtsalt niimoodi, et noh, toimus nagu teataval määral vahetus, et need päris omanikud, kes olid vana vabariigi ajal endale need asjad saanud, need siis kupatati minema ja uued inimesed tulid asemele. Ja eks neid kohti oli igasuguseid siin, noh, Nõmme on selles mõttes väga tüüpiline koht, aga me võime samas rääkida ka sellistest kohtadest nagu, ütleme, Tähtvere, siis mingisugused majad, noh, Paides, õieti seal Linnamäe all olevad need puitehitised ja majad, kogu see puitarhitektuur, Elva puitarhitektuur, mida ma ise olen oma mitmetes teaduslikes töödes nimetanudki Elva stiiliks. Ja nii edasi. Ja nüüd siis tuli iseseisev täieline Eesti Vabariik 1991 ja siit hakkas ju tekkima see, et noh, õiglus vajab ju taastamist, eks ole ju. Õigust, noh, õigluse taaskehtestamine tegelikult ju objektiivselt peaks tähendama seda, et need inimesed, kes jäid ilma neile isiklikult kuulunud majadest ja korteritest, peaksid need nüüd tagasi saama õigluse nimel. Ja vastupidi, need, kes sinna nüüd kolinud on, need peavad sealt välja kolima sellepärast, et noh, nemad ei ole kunagi olnud selle omanikud. Ja nüüd need inimesed, kes välja kolisid või pidid välja kolima ja tegelikult ka kolisid, kannavadki nimetust sundüürnikud. Ühesõnaga, nad olid üürnikud, aga nad olid sunnitult üürnikud ja nad tõsteti korteritest välja. Noh, ja tõsteti ikka tegelikult tõsiselt. Ja nende inimeste hulk oli väga suur. Aga siia tuleb nüüd juurde rehkendada ka see, et need inimesed, kes välja tõsteti, esiteks nad pidid kuskile ju elama minema. No on esimene asi. Ja teiseks tuleb ju arvestada, et ega need inimesed, kes sinna läksid, nendesse korteritesse pärast küüditamist, kas nemad selles ju süüd ei olnud, neile korter anti, noh, vastavalt nõukogude aegsele korteri seadusele, vaba elamispind, mine ela ja nii edasi. Et mida siis nüüd teha? Ühtpidi on need vanad üürnikud peaksid, või vanad omanikud peaksid oma majad tagasi saama, aga teisest küljest need üürnikud, kes seal elanud on ja elavad seal kuskil 30, 40, 50 aastat, milles nemad süüdi on. Siin tuleb veel lisakonks veel juurde, et need nõnda nimetatud sundüürnikud olid mitte alati, aga küllalt sageli tekitanud ka lisandväärtuse sel teel, et nad on remontinud. Sest no ja küll, puumaja valmis 1925-1930, nüüd me siis vaatame aasta 1950, see on siis ütleme 50-60 aastat hiljem ja no mis sellist tehakse, põrandad vajavad tegemist, mõnel pool oli vaja katus üles lüüa, võib-olla oli sealt seesmised vaja ümber teha, ehk teiste sõnadega need nõnda nimetatud sundüürnikud olid sinna ka oma raha pannud. Ja nüüd tekkiski küsimus, mida selles olukorras teha. Nüüd hakkas peale see nõnda nimetatud sundüürnike protsessimine. Neid sundüürnikke oli kuskil ligi 70 000. Et mis sest asjast siis hakkaks edasi saama. No tõele avandes üks mees, kes väga palju sellega tegeles, oligi tõepoolest Edgar Savisaar ja siis üks väljapaistev Eesti naispoliitik Helle Kalda, kes oli nende üürnike ühenduse või üürnike liidu president või mida. Et noh, nüüd on vaja ära teha. Nüüd muide siin tekib veel üks selline küsimus, et no otsustame siis, anname vanale omanikule tagasi, eks ole. Ja siis sundüürnikule me anname raha. Aga see rahaga elada ei saa. Sul on ju vaja ikkagi seda uut pinda. Või teeme me siis vastupidi, et me jätame sundüürniku sisse elama ja anname endisele omanikule raha tagasi. Siin tekib konksu koht, et hea küll, isegi kui me oleme võimelised seda raha hindama ja kõike seda, mis on omaette siuke keeruline küsimus, ütleme niimoodi, et aga milline hind või milline väärtus on sellisel asjal nagu kodu? Tähendab,
okei, ma olen sundüürnik, ma istun seal, mind tõstetakse välja, sest vana see omanik tuleb tagasi ja nii edasi, mulle makstakse raha. Aga selle korteriga ma olen kaotanud ju oma kodu. Lapsepõlve mälestused, isa, ema, kus elasid ja mismoodi me kasvasime siin ja nii edasi. Ja samal ajal sellel Siberist tagasi tulijal seda seost koduga, tegelikult ju ei ole. Sellepärast ta tõsteti hea küll sunniviisiliselt ja nii edasi, aga ta on olnud ju seal Siberis 20, 30, 40 aastat. Ja väga paljud nendest, ja tõepoolest äärmiselt paljud nendest olid ju kõik Rootsis, Kanadas, kus iganes, kes polnud seda oma maja, mis nende isadele, emadele isegi näinud. Ja kas me siis anname, mis me siis anname, tähendab kompenseerime rahaga või me siis või anname siis tagasi selle elamispinna. Nii et kudapidi sa ka ei keeruta, ega see asi ikkagi väga hästi välja ei kuku. Idee, et taastame on hea, aga selle praktiline teostamine toob ikkagi kaasa. Ja võt, miks ma hakkasin sellest rääkima, sellepärast, et Eimar Lenk, üks nendest, kes tegeles natukene selle teemaga, on siin Õhtulehes paar nädalat tagasi juhtinud tähelepanu, et need sundüürnikud, need, kes välja tõsteti, olid ka väga väljapaistvad ja tublid inimesed. Siin on paarist juttu olnud. Margarita Voites, sundüürnik ja püüdis säilitada oma elamispinda, mis anti. Ei tulnud tegelikult midagi välja, ta ikkagi enne suri ära, enne kui ta mingisugusegi õigluse selle arvelt sai. Margarita Voitesel oli muidugi ka veel väga hea korter, mille ta oli saanud, sellepärast tema Margarita Voitese abikaasa oli Eesti NSV ministri nõukogu autobaasi direktor, siuke suurem ülemus. Siis kellelgi väga kehvasti läks ja kes suri kogu selle jama pärast ära, et teda hakati välja tõstma ja tal polnud kuskile minna, oli Leppo Sumera heliloojatest. Kusjuures, jätame isegi muud asjad kõrvale, aga selline helilooja nagu Leppo Sumera, eks ole, kes on meie elav klassik, täna me hindame Arvo Pärti, aga Leppo Sumera päris Arvo Pärt ei olnud, aga sealt palju puudunud ka ei olnud. Ja selles korteris, kus ta elas, minu teada seal Konsuli tänaval või Lomonossovi tänaval tol ajal, oli ju ka üks eraldi, seal oli tehtud ka üks suurem tuba, kus Leppo Sumeral seisis tiibklaver, mida tal heliloojana vaja oli. Kes sunniviisiliselt välja tõsteti, oli Eino Vaskin. Heliloojatest Jaan Rääts. Tähendab, need olid need inimesed, kes olid meil ametlikult siis sundüürnikud ja kes tõsteti või sunniti nendest korteritest välja tulema, kus nad elasid. Ja mida me siis ütleme? Ja vot siin on nüüd see koht, kus ma pean Keskerakonnale ja ka Savisaarele tegema ikkagi väga suure häbi. Häbi Marika Tuus, häbi Eimar Lenk, häbi kõik teised, et ei suutnud seda probleemi lahendada muidu kui lihtsalt kisaga. Lihtsalt aeg-ajalt mingisugused demonstratsioonid, valitsuse sõimamine ja nii edasi ja tulemus oli ikkagi suures osas 0. Ehk teiste sõnadega need samad, ütleme sealt Tuus, Lenk ja nii edasi, tegelikult ju lihtsalt püüdsid lõigata poliitilist profiiti ja hääli ja mängides siis inimeste kaastundel ja kannatustel, mis seal olid. Selle peale kindlasti üks või teine inimene küsib, et aga mida teha? Mida oleks pidanud tegema? Sest ütleme niimoodi jällegi üks korter, üks maja ja 2 pretendenti, endine omanik ja nüüd siis see. Ja nüüd ma siis toon ühe oma elu näite, kuidas tuli asju ajada. Eripära seisnes veel selles, et mina ei elanud veel tol ajal Eestis, vaid Ameerikas ja kuskil 94-95 sattus minu kätte või ütleme minu lauale just tüüpiline sundüürniku lugu, mille me lahendasime koos advokaat Paul Varuliga nipsust, kergelt, aga selle eest südametunnistusega. Konks oli selles, et Chicago ülikooli linna geograafia õppejõud professor Siim Sööt
õieti tema vanematele kuulusid 3 puumaja, mida kindlasti jällegi pooled meie vaatajatest on näinud. Kui te sõidate Tartust bussiga Tallinna poole, siis selle teise silla juures buss keerab vasakule, te hakkate sõitma Tähtvere poole ja ühel hetkel ristub see Kroonuaia tee, ristub Herne tänavaga. Ja no ühesõnaga siit niimoodi sõidate, maantee või see tänav hakkab niimoodi minema ja siin nüüd on siis see nurk puumajadega. Nad olid enne ja on ka praegu selline Rootsi punase värviga tehtud ja nagu ma nüüd alles mõne nädala eest sealt bussiga mööda sõitis, aknast vaatasin, seal elavad inimesed sees, kõik on korras, midagi on parandatud, midagi ei ole. Ja nüüd kogu see pull kuulus Siim Söödile. Ja tema, olles muidugi ka kuulnud, mis ajalehtedes kirjutati ja nii edasi, oi kõik varad saame tagasi ja seal värgid need. Ja tema hakkas nagu seda vara tagasi küsima või et see oli vanemate oma ja 3 maja ja Tartus ja kesklinnast 10 minuti kaugusel ja kinnisvara missugune. Sellepärast mul muide see Trumpi seos just tuli, et kinnisvara missugune. Ja et mida teha ja kuidas ja see. Ja siis minu sõber advokaat Paul Varul, me siis helistasime omavahel ja Paul Varul rääkis ka Siim Söödiga ja siis esimene asi, mis oli, me hakkasime selgeks tegema seda, et mida nende majade haldamine võib siis endisele omanikule Siim Söödile tähendada. Ja ühesõnaga esimene asi, et seal ei ole sooja vett, eks ole, Herne tänaval puumajad, ei ole sooja vett. Siis ei ole ka sellist korralikku peldikut, vaid on kuiv peldik, kusjuures 2 nendest 3 majast on peldik õues, tuleb sinna minna. Ja minu ülesanne siis oli, ja mis ma rääkisin Siimuga, ütlesin, et kas sa tead, mida tähendab peldik õues? Ta ütles ei, et muidugi ei tea, et kust ameeriklane võib selle peale tulla. Ma ütlesin, võt on niisugune puust, niisugune värgindus, seal sees on siis auk, sinna siis 2 jalaga kargad august 2 poole ja siis hakkab tulema. Ja nii edasi, ja see talvel ka, ma ütlesin, et talvel on eriti lõbus. Kui sa oma püksid alla lased ja tagumik paljas on, tuul puhub ja lumi keerleb suusadeel. Ja nii edasi. Ja siis me hakkasime nagu mõtlema, et ütlesime ei, et 2 advokaat, et me ajame selle asja seal, Paul on seal linnas ja ajame joonda, nii et sa saad selle asja kätte. Aga läks 2 päeva ja Siim Sööt mõtles asja üle järele, ütles, et tegelikult me ikka vist ei taha. Nii, ja siis veel, et kujuta nüüd endale ette, et nendes puumajades elavad, Herne tänava otsa juures, sa ise kujutad endale ette, põhimõtteliselt üldiselt ikkagi jotad. Ja ega sääl on ikka selline äärmiselt spetsiifiline kontingent või oli tolla ja Herne tänav. Kusjuures sa pead nendele jotadele garanteerima, et remont on korralikult tehtud, nemad peavad tõsi küll sulle üüri maksma, mida nad tõenäoliselt ei tee, arvestades millise kontingendiga meil tegemist on, aga sina Siimukene pead maksma kinnisvaramaksu Tartu linnale ja kõik see. Ja siis professor mõtles järele ja mõtles siis need 2 päeva ja ütles, et see ei ole hea idee, selle maja tahtmine ja nii edasi. Et teeks siis kuidagi niimoodi, et lepiks nende sealsete elanikega kuidagi niimoodi kokku, et las nad siis maksavad selle üüri, mis neil on. Ja kui nad on võimelised maksma, las nad siis maksavad selle minu maja haldurile. Maja haldur siis maksab need linnamaksud ära ja ülejäänud raha saab endale. Kusjuures mis rahadest me räägime kuskil seal praeguses mõistes ehk 50–100 euri maja pealt ehk korruta 3-ga ehk 150. Et ühesõnaga see asi ei tasu ära. Milles on nüüd kogu selle jutu moraal? Igasugused sellised konfliktsed asjad, kus potentsiaalselt konflikt eksisteeris, eks ole, kohalikud elanikud seal, Ameerikas elav professor, nende vahel on ju teataval määral huvide konflikt.
kas nüüd ta, sest noh, seda me hoiatasime teda veel ka, et kui sa nüüd hakkad neid jotasid või neid sealt välja tõstma, siis sa pead moraalselt valmis olema, et mingil hetkel võib tekkida kohtuasi. Ja see, et üks põhja joonud kaltsakas noh, ei tea kohtust ega asjast mitte midagi, nii palju teab ta ikka, et ta palkab endale advokaadi, kes teenib selle loo pealt noh, ka oma kena kopika. Nii et kui nüüd vaadata seda noh, konfliktsituatsiooni, tähendab siin juriidilised, kusjuures see oli veel väga selge lugu, neid lugusid oli ka väga keeruliste noh, sugulussidemetega ja mis iganes, aga seal oli väga lihtne. Siim Sööt vanemad ja maja Tartus Erne täna nurga peal, kummalgi omad huvid. Kusjuures seal oli veel ka huvitav see, et Siim Sööt ei elanud ise päris Tartus, vaid Põltsamaa. Ja muide Siim Sööt on ka veel ühes mõttes siuke väga tähtis tegelikult figurant kogu selles loos, mis taandub sellele, et Siim Sööt majandus ja linna geograafina tegeles sellise küsimusega nagu bussitransport ja kuidas neid bussiliine teha ja nii edasi, et aitas seda siin Eestis ka sellega tegeleda ja oligi siuke hästi tubli ja äge mees ja ta toetas rahaliselt väga oluliselt ka Rein Rannapit, kui Rein Rannap ostis endale või Rein Rannapile väliseestlased kinkisid kontsertklaveri toon ajal. Nii et noh, ütleme siis niimoodi, konflikt on see ja see, konflikt on olemas. Ja tulemus oligi selles, et lepiti kokku, tähendab, et Siim Sööt kirjutas paberi, et ta loobub kogu sellest asjast ja tähendab, loobub mitte omandist, tähendab, et las see omand praegu jääb, aga et tema ei puuduta neid üürnikke ja võtab vastu selle üüri ja nii see asi jääbki. Ja eks nende inimeste hulgas, kes seal nurga peal elasid, oli ka selliseid terasemaid ja tublimaid inimesi, kes Siimuga omavahel selle asja läbi rääkisid ja see asi saigi korda. Miks ma räägin seda lugu? See on üks väga konkreetne sundüürniku case. Aga see oli see, mida me mõtlesime, et omal ajal juba koos Paul Varuliga ja kõigi teistega. Need on need kohad, kus probleem laheneb läbi rääkimiste teel. Tähendab, kus on vaja, ja see, mis juristid ütlevad, kus on vaja asi ära arbitreerida. Ehk selle asemel, et nüüd minna nugade peale, tähendab, et olgu välja tõstetud ja olgu see tehtud ja teine tehtud, nii edasi, tegelikult oleks pidanud need asjad omavahel läbi rääkima. Ja selle asemel, et tänaval kisada, oleks pidanud ka tõepoolest võtma mingisugused juristid, advokaadid või veel parem vahendajad, kes ajaksid selle asja joonde. Nii et ühesõnaga see sundüürnike teema, mis on nüüd siis tegelikult lõppkokkuvõttes ikkagi suures osas nässu keeratud, väga paljud probleemid ja väga paljud need konfliktid jäidki lahendamata ja on seda viha ja õnnetusi ja kõike seda täis, sellepärast, et ei tegeldud selle asjaga, miga oleks pidanud tegema. Nüüd on see teema maha võetud ja hea küll nüüd, eks ole, Eimar Lenk tuletas selle asja meelde, aga võib-olla meie ülesanne siin praegu on rääkida, kuna ka meie kuulajate hulgas võivad olla ju sundüürnikud ja vastupidi need, kes ei ole sundüürnikke saanud välja tõsta või ei taha välja tõsta. Kõigile tuleb meelde tuletada, kõik asjad on läbi räägitavad ja väga head juristid, advokaadid, arbitrid, vahendajad ja nii edasi on need inimesed, kelle abil on need läbirääkimised võimalikud. Mul on üks teine analoogiline lugu olnud, aga see ei olnud mitte nii drastiline. Oli Võrus või õigemini Võrumaal ja siis Ameerika poole peal oli siis Krista Furry, kes oli sündinud juba Ameerikas seda ja temaga oli seesama asi, et talle kuuluvad mingisugused vajad Võrumaal, et mida nendega teha, et kas peaks tagasi nõudma, ei peaks nõudma. Ja lõppkokkuvõttes Krista lahendas selle asja ja tema abikaasa Bill Furry, kes oli muide ehitusinsener,
lahendasid asja tegelikult väga lihtsalt. Nad, ma sain korraldada niimoodi, et need sundüürnikud ja furrid said omavahel kokku, leppisid kokku tavalises üüris lihtsalt, et see üür ei tule maksta nüüd enam mitte, eks ole, riigile, vaid omanikule ja furrid võtsid endale kohustuse, et nemad ja nende järeltulijad mitte mingil tingimusel, mitte kunagi neid sundüürnike välja ei tõsta. Et kehtestatakse üürileping, millel tegelikult ju mingisugust tähtaega ei ole. Nii et ringiga me oleme jõudnud jälle väga keerulise probleemi juurde, millel las ma lõpetan sellega, see mitte saate, mul tuleb seal üks lugu veel, sellega, et eestlased ka oma iseloomult, kõige paremad lahendused on need, mis lepitakse omavahel kokku. Mitte kõik lepingud ei ole lihtsad, sellepärast on vaja sageli ka vahendajaid, aga peab otsima kompromissi ja tulemus on siis see, et nii ühed, teised kui ka kolmandad on antud olukorras rahul, mida omandi selle seadusega kahjuks ei juhtunud. Selle võiks kokku võtta ühe ilusa lausega, mida ma nägin ja kuulsin ütlemas ühte Lääne-Saksa, tegevus oli nõukogude ajal, produtsenti või kuidas teda kutsuda näitlejatele, kes hakkasid kapriisitsema. Ta ütles, pojalusta, mala intelligentsia. Jah, vot ongi mala intelligentsia. Nii, nüüd üks asi, mis oli siis 1,5 nädalat tagasi, oli televisioonis ja Artise kinos tuli välja film, mille nimi oli Kindral. Ja see film oli pühendatud kogu sellele storile, mis on seotud Veerpalu ja Mati Alaveriga, dokumentaalne film. Ja selle autor või produtsent on siis Urmo Soonvald, kes on siis Delfi juht ja omanik. Ja kogu see teema tegelikult taandus siis sellele suures osas, et kas Veerpalu puhul oli tegemist teadliku dopinguga või oli tol hetkel see olukord, kus see, mida tehti, ei olnud doping. No põhimõtteliselt oli jutt sihukest asjast nagu kasvuhormoon, mida siis pritsitakse sisse mitte võistluse ajal, vaid treeningute ajal. Ja selle kasvuhormooni põhjus on see, et suurendada suutlikkust treeningu ajal ja ka taastumistreeningu ajal. Nii et vot on nii ja on naa. Et justkui on doping ja justkui ei ole dopingut. Ja teine teema oli siis veredoping, millest on tehtud ju ka televisioonis selline seriaal, mille nimi oli Alpi Maja. Ivo Uukivi mängis seal peaosa veel, ma mäletan. Nipp jällegi lihtne, et kõigepealt võetakse inimeselt veri välja ja rikastatakse teda hapnikuga või siis lihtsalt hoitakse teda normaalsetes tingimustes ja siis pärast seda saadetakse sportlane sinna, kus verehapniku kogus väheneb, see on Alpi Maja, see on siis kuskil kõrgel, mis võib olla ka näiteks tavaline telk hotellis, kus lihtsalt rõhku alandatakse ja vahetult enne siis starti pressitakse see rikas või normaalne veri uuesti veeni sisse ja pärast seda võistlust võetakse jälle see veri sealt välja. Nii et ühesõnaga nagu mingisugust sükest paha asja seal sees nagu otseselt ei ole. Aga see, et veredoping kui niisugune eksisteerib, on reaalne fakt. Ja nüüd on siis kogu küsimus selles, et mis siis Andrus Veerpaluga juhtus. Kõigepealt muidugi, milline oli see šokk Eestile, tähendab oli ju igasugused liikumised, usume Andrus Veerpalu ja usume seda ja teist ja kolmandat. Ja teisest küljest nagu kehitati õlgu, et nagu ei saadud väga aru. Kindral, selle filmi pealkiri oli Mati Alaveri hüüdnimi. Kindral. Ja seda siis tulemus siis nagu põhimõtteliselt peaks nagu kuidagi nagu kas
annulleeruma, et medalid tuleb tagasi anda või mis. Ja nüüd on siis tegelikult kogu küsimus, mis selle filmi ümber keerleb ja mis oluline on see, et milline oli õieti kogu meie suusa ülemuste positsioon kogu selles asjas. Niipea kui seda Veerpalu lugu hakati uurima, siis Eesti Suusaliidu kaitsepositsioon oli see, et doping on vale, tähendab see proovid on valesti võetud, siis ühe purgi peale või mitme purgi peale oli kirjutatud vale silt, mis ei peegeldanud, tähendab selle asja sisu. Siis mingisugused testained olid aegunud, ehk teiste sõnadega meie suusašefid ei tundnud huvi selle vastu, mis tegelikult oli toimunud, vaid tundsid huvi selle vastu, kuidas ära tõestada, et see võetud proovide komplekt ei vastanud teaduslikkuse nõuetele. Või mis teaduslikkuse, tol korral polnud see teaduse selle koha pealt veel nii eriti arenenud, aga ei vasta nendele puhtuse ja käitlemise tingimustele, mida taolised proovid peaksid, mida teatud proovidel tuleks arvestada. Ühesõnaga, et küsimus oli selles, kas Andres Veerpalul oli doping, vaid küsimus oli selles, et kas kõik need aparaadid ja agregaadid, mida dopingu määratlemiseks kasutati, olid õiged ja korralikud ja tõestasid seda, mis seal on. Ja muidugi kõige huvitavam lugu kogu selles asjas oli see, et tegelikult kogu Eesti suusa management ja eliit oli nii ehk selle petmise poolt. Tähendab, kui me vaatame seda pressikonverentsi, siis ühelt poolt oli seal siis Jaak Järv, kes oli peasekretär, Suusaliidu president oli Toomas Savi, kes muide on ju ka arst ja spordiarst veel eriti. Tähendab, kõik need asjad olid pühendatud Andrus Veerpalu nii-ütelda puhtaks tegemisele. Ehk teiste sõnadega see korruptsioon seal oli tegelikult selline, et mitte minna tagasi ausa ja õige spordi juurde, vaid kuidas tekitada ausa ja õige spordi illusioon, mida tegelikult ju ei olnud. Seal filmis oli muidugi ka üks asjaolu, mis väärib võib-olla tähelepanu, oli see, et see dopingukultuur ja see oli ikkagi arenenud nii kaugele ja nii sügavale, et näiteks dopingut ja sealhulgas veredopingut hormoonidega tehti ka Andrus Veerpalu pojale Andreas Veerpalule. See, et see dopinguvärk võib olla ohtlik tervisele tervikuna. See oligi see, millest see story tegelikult, millest dopingu teemad üldse peale hakkasid. Ja nüüd siis Andres ja siin tekib nüüd ausalt öeldes küsimus, et kuidas nüüd isa Andrus Veerpalu käitub oma lihase lapsega, kelle ta paneb ütleme sellise riski serva peale, kui isegi ühesõnaga see on nii nagu mööda noaterak minek. Võib-olla ei juhtu midagi halba, aga võib-olla edaspidi hakkab juhtuma ja tervis on läbi elu lõpuni. Ei olnud sugugi mitte kindel. Kusjuures, mis on veel eripära, seisneb selles, et Andreas Veerpalu kõige kõvem ja suurem spordisaavutus MM-võistlus oli 70. koht. Tähendab, tervis keeratakse tuksi. Oletame siis, mitte 70 koha, hea küll, tuleb 50, tuleb 45. Ja siis, mis mõte sellel kõigel on? Riskida oma lapse eluga MM-võistluste 45, aga tõenäoliselt 70. koha pärast. Muide, üks huvitav nüanss oli seal muidugi veel kogu selles loos omal ajal.
oli väga kuulus Kasahstani suusataja, kes oli ikkagi MM-i siukene tipptegija, nimi oli Poltoranin. Poltoranini treener oli siis kah Mati Alaver. Poltoranin jäi vahele täpselt selle sama dopingu kombinatsiooniga, mis oli olnud Eestis. Ja nüüd tekib loogiline küsimus, kui eestlased ütlevad, et kogu see värk siin, see doping ja nii edasi on vale, sest riistad on valed, topsid on valed, vere võtmine on vale, uriini võtmine on vale, seal aetakse midagi millegagi segi. Ja tõepoolest siis spordikohus otsustaski, et me ei saa süüdistada Andrus Veerpalu ja Mati Alaveri nendes asjades. Karistuse asemel määrati ainult trahv, aga võistluskeeldu ei rääginud, et see kõik oli seal nii. Ja nüüd läheb tibakene aega mööda, paar aastat ja täpselt see sama asi, mis juhtus Eestis, juhtub nüüd Kasahstanis või siis Kasahhi kõrgmäestikus Poltoraniniga. Kusjuures sama asi, kas tops on õige, kas see on õige, kuigi loogika on ju selline, et kui siuke käkk keeratakse siin Eestis kokku, oletame, viskame selle kõrval, aga täpselt samasugune toimub, samasugune dopingureeglite rikkumine leiab aset Kasahstanis või siis Venemaa, kus Poltoranin teen. See ei ole ju võimalik. Kui Krista Fischer, kes on tuntud meie meditsiini ja dopingu statistik ja nii edasi, ütleb, et see lugu, mis juhtus, ütleme Veerpaluga nii edasi, et kui see võis nüüd juhtuda, et see on 1000-st, aga see on siiski arvestatav 1000-st, siis see, et nüüd siin juhtub 1000-st ja seal juhtub veel kord 1000-st, korda 1000-ga nii edasi, see tõenäosus on 1 miljonist. Nii et tegelikult selle filmi tegemine Urmo Soonvald ja nii edasi oli tegelikult ülimalt tähtis ja ülimalt oluline. Mitte niivõrd sellepärast, et mis nüüd Andrus Veerpaluga saanud on ja nii edasi ja Andresega ja kõige sellega, vaid see, et kas me saame ikkagi teha sellise olukorra või sellise olukorra, kus me võime kindel olla, et eestlased spordivad ausalt ja et Eesti sport on aus. See meenutab meile veel ühte selliseid väikseid asju siin minevikus nüüd, kui me räägime jalgpallist, kui on olnud jutt kokkuleppe mängudest, kus veetakse kihla ja lepitakse kokku mingite nende mängude peal, kus aeg-ajalt vilksatab siin, seal, iseenesest väga selline ohtlik koht on see, mis on Eesti jaoks praegu palju tähtsam kui suusatamine, kergejõustik, teised kestvusalad, jalgrattasõit ja nii edasi. Need on kõik need kohad, kus ütleme dopingu ahvatlus võib olla päris suur. Ja sellepärast ongi jõle tähtis see, et meie seal treenerite eliidi hulgas on selline meeski nagu Erki Nool ja nii edasi, kes on alati seisnud ja seisab ausa ja puhta spordi eest, nii nagu meil teda tegelikult vaja on. Ole tänatud Igor Gräzin, olge tänatud kõik, kes te kuulate, vaatate, toetate ja meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.